Pärnu mees Raigo Liitmaa märkas ühel kenal suvehommikul Pärnus Ilvese tänaval majade vahel kraavis lebavat abitud koera, kel nimeks Tremps. Tremps oli näljast ja teda õgivatest vakladest nii nõrk, et omal jõul ei jaksanud ta isegi käia. Koer tegelikult leiti siit samast meie selja tagant. Siin kraavis siit, kraavi äärest siis õigemini. Ja välja, algul ma ei osanud midagi arvata, mis tal viga on või mida ei ole, sest ta lamas, ta ei eriti pead siin väga ei liigutanud, vahepeal tõstis pead kogu lugu. Ja kuna ma üksi arvasin, esialgu ma arvasin, et ta võis olla ka autolt löögi saanud, kuna ta siin tee ääres. Ja ma ei saanud teda üksi tõsta, et oleks abi vaja olnud, kuna siin kedagi ei olnud, siis see sama naisterahvas, kes helistas varjupaika hommikul, kutsus välja ka Päästeameti. Koera oli ilmselt pikemat aega peetud kinnises ruumis, sest tal olid küüned väga pikaks kasvanud. Ühed naabrid teadsid rääkida, et loom nuttis ja ulus mitu päeva. Viimases hädas oli Tremps ühe naabri ukse taha komberdanud ja seal niutsunud. Paraku aga ajas see inimene kutsa oma aiast kohe minema. Hiljem hakkas südametunnistus siiski ehk seda südametut kodanikku piinama ja ta helistas loomakliinikusse. Ja see vaatepilt, mis seal siis avanes, oli kohutav. See koer oli nälgind. Ta oli ka kohe väga nälgind, sest nälgind koeri oleme me enne ka näinud. Täis oli ta siis ka lamatisi, vaklu, mis siis olid sinna mädand liha sisse pugenud ja väga jõuetus seisus. Ta oli ebaadekvaatne, ta oli maha jahtunud, ta ei suutnud liigutada ennast, sisuliselt ta ei suutnud isegi pead mitte tõsta, et algul oli raske aru saada, et mis taga üldse juhtunud on, et kas ta on näiteks autoavariisse sattunud ja selle tõttu on ta sellises seisundis. Lähemal uurimisel selgus, et kuna väidetavalt need, kes toid, ütlesid, et ta on Solgiojast toodud, et see lõhn andis märku sellest, et ta tõesti on sellisest kohast pärit. Pärnu munitsipaalpolitsei koos veterinaar-ametiga plaanib nüüd looma hooletusse jätmise eest looma omanikku karistada. Trahvisumma oleks kuni 6000 krooni. Kas te arvate, et Loomakaitseamet võiks olukorda parandada? No küll, aga ma loodan ka seda, et Eesti rahvas koos suudab ühesõnaga inimestele selgeks teha loomade pidamise eeskirjad, et neist hakatakse hooldavamalt rohkem lugu pidama ja ei jäeta niimoodi hooletusse. Aga see on nüüd aastate töö ja seda tõesti on hea, kui loomakaitsjad aitavad. Ja ka tavainimesed, näiteks selle juhtumi juures aitas ka üks noormees väga palju kaasa, et seda asja lahendada ja loomilt abi saaks. Õnnetu koera omanik Urve Kullas-Kaasik avastas aga alles interneti teel, et tema hoolealune viibib raskes seisus loomakliinikus. Proua nõudis kohe oma looma tagasi. Samas oli Urve Kullas-Kaasik muide juba aasta eest loomade halvaste kohtlemise eest trahvi saanud. Siis olid koerad ja kassid tema korterisse nii palju roojanud, et naabritele hakkas juba läbi seina üht-teist imbuma. Urve enda sõnul viis ta krampides koera küll arsti juurde, kuid sealt öeldi, et looma seisukord olevat olnud nii hull, et täiendavateks uuringuteks ning täpse diagnoosi määramiseks polevat põhjust olnud. Seega Urve Trempsile halastussurma ei soovinud, viis ta koera tagasi koju viimseid piinarikkaid päevi veetma, aga kui kaamera käima panime, siis pages Urve Kullas-Kaasik peitu. Juttu trügis rääkima tema mees Peeter. Meil on mitmed probleemid selle loomakaitse talitusega, eks ole, mul oma veterpääste koer. 31. detsembril ma olen tuppa kinni, ta kartesse paugutamist, eks ole. Ja koer ootamalt kadus ja siiamaani. Aga eelnevalt käis loomakaitse seltsist mingi daam valge peaga, eks ole. Ja tema loomakaitse seltsi liige, eks ole. Käis siin, et vaat teile koer on siin ja eks ole. Ma ütlesin, mis see teid huvitab ja proua võttis kätte, viskas ta väravast välja, eks ole. Ja 31 ta kadus ja pärast kuulsime ära, et see loomakaitse seltsi liige uurib, kus on suured ilusad koerad, püüab neid kinni, laseb kinni püüda ja müüb Soome. Suurte rahadest. Kõik. Teie abigas ütles eile, et pärast seda oli ka loomakaitse selts tema ajas margil käinud mööbli ära viinud. Kas see vastab ka tõele? Midagi sinna toimus jah, aga ma ei ole ise kursis selleks. Et lõpuks sa võtsid selle looma endale koju, miks?
no kuna Terveksi kliinik oli erandkorras pühapäev ja esmaspäev suletud ja koera oli vaja ikkagi pidevalt keerata, hooldada neid lamatisi ja teda ka süstida, siis muud varianti lihtsalt ei olnudki. Pidin ta endale koju viima. Millal see koer suri? Laupäeval kuskil 2 paiku läksin talle kliinikusse järele, sain kõik vajalikud ravimid, asjad kaasa, viisin ta koju ja kuskil natuke enne kella 6 siis see koer suri. Mis põhimõttel ta koera viis oma juurde koju, et süstib ja ravib, eks ole? Mis põhimõttel sellel oli? Mis alus? Kas selleks, kui nüüd laupäeval koer suri, nagu leht kirjutab, eks ole, järelikult tema koera mõrvar. Kuidas tema saab, eks ole, kui oleks olnud kõik õige, siis ta oleks käinud loomakliinikus, saab toitud koer ära, eks ole. Reaalselt, kuni võtta õige mõistusega. Perenaine väitis, et ta otsis päeval ja öösel oma looma taga ja paleigis, et kas see tundub nagu loogiline või on see võimalik kuidagi? Võimalik ta võib ju olla, aga tundub see vähe tõenäoline, et kui sul on kadunud haige koer, siis normaalne inimene helistaks ju läbi kliinikud, helistaks varjupaika, seda ta teinud ei olnud. Et vähe tõenäoline ja kuna veel koer leiti sealt samast kodukrundist 50 meetrit kraavist ja naabrite väitel on ta seal juba mitmeid päevi olnud, siis see tundub vähe tõenäoline. See on nüüd looma hülgamine ja abitusse seisundisse jätmine, mis Eesti Vabariigis on kuritegu ja karistatav seadusega. Abikaas on koera omanik on hästi koerad toitnud aastate viisi. See pläna ja möla on kõik Kaivu 5 korter 4, kes on Kaivu tänava selle korteri ühistu esimees ja tema salastatud naise, kes on pearaamatupidaja, kes varjab, kes on varjates, kes seda nagu pearaamatupidaja on, eks ole. Kõik nende oma, kuidas öelda, kombineeritud kammaja, et koerast tahti saada. Ise kasvatavad toas omal 4-jalgsed polonkad, varjatud viisid. Kuhu siis helistada, kui inimene märkab abitusseisundis looma? Ametkondi, kes meil loomadega tegelevad, on mitmeid. Alustades siis politseist, munitsipaalpolitsei, Päästeamet, Veterinaar- ja Toiduamet, aga kõige kindlam on helistada siis ikkagi Eesti Loomakaitse Seltsile. Me reageerime alati, käime kontrollime olukorda ja teavitame siis vastavaid ametkondi, kellel on reaalne õigus siis määrata karistus.